teeme oma protseduuri ära, kes on arvutis, see saab laksutada seal. Meil on üks juubilar olnud 18. Märtsil saanud pool sajandit. Kas meil ma ei näe Kailiks töös. Näete või? Jaa, Raivo, olen olemas. Me oleme ühes saalis. Mul ei näita. Selge. Selge. Ma ei saa nimetada. Ega midagi. Alustame siis natuke teistmoodi volikogu täna. Meil on siis veebivahendusel 11 volikogu liiget ja saalis on 5 liiget koos minuga ja puudub siis antud momendil 2. Ja täna on siis niimoodi, et lepime kokku, et siis kui hääletamine on, siis kõik lülitavad omal kaamerad sisse. Ja ennem kui ei ole öeldud, et mitte välja lülitada, ärme lülita välja. Kust õiesti hääletada. Tänase volikogu on siis 8 päevakorrapunkti pluss muud küsimused. Olete kõik tutvunud sellega. Ja kas on päevakorra kohta küsimusi või ettepanekuid? Kui ei ole, siis teen ettepaneku, et teeme täna tööd selle päevakorra järgi ja kui on keegi vastu, siis andku märku. Ei ole. Järelikult läheme selle päevakorraga edasi. Esimene päevakorrapunkt on meil Alutaguse vallavolikogu 21. detsembri 2017 aasta määruse number 10 vanema poolt kaetavate kulude katmise kord Alutaguse valla koolieelsetes lasteasutustes muutmine. Ja selle kohta annab meile ülevaate Kairi Õbemägi. Kuulete mind, jah? Ja, kuuleme. Ja, et lugupeetud volikogu, et määruse eelnõu, mis teieni jõudis, on sellel eesmärgil, et Vabariigi Valitsus tegi ettepaneku, et lapsed võiksid jääda ka koju ja tulenevalt sellest me anname lastevanematele võimaluse mitte maksta kohamaksu, et selle kohamaksu siis maksmisest loobumiseks saab teha inimene avalduse vastavasse lasteaeda, kus laps käib ja siis vastavalt siis selle avalduse alusel tehakse ümberarvestused nende kuumaksudes. Et praeguse infoga on meil lasteaedade täituvus 50% laste arvudest, et pooled inimestest, kas siis sellel põhjusel või mingi muul põhjusel, mis Vabariigi Valitsus on teinud, on lapsed siis kodudesse jätnud. Et lisaks on seal ka kindlasti, kui te lugesite see punkt, et mis võimaldab ka paindlikult edaspidi vallavalitsusel, kui sarnased olukordi juhtub, kiiremini reageerida ja seda perioodi määrata ja siis saame nagu vanematele teha jooksvalt sellised võimalused, et kuumaksu nad ei peaks täiskuus maksma. Et see on nagu selline sisuline pool selle muudatuse ettepanekul. Aitäh. Anneli komisjoni poolt oli midagi? Jah, komisjon arutas seda teemat
Kui te mäletate, eelmisel aastal oli eriolukord ja siis läks, lasteaed läks ka nii-öelda lukku, eks ole. Et siis me eelmisel aastal vabastasime kõik siis lasteaiakoha tasust. Et see ettepanek on nüüd siis selline, et seda ei pea iga kord volikogu otsustama, vaid seda saab teha siis, nagu Kairi ütleski, siis operatiivsemalt vallavalitsus. Et komisjon oli selle eelnõu poolt. Nii, aitäh. Kas on kellelgi küsimusi? Andrus Tossul on. Halloo. Küsi palun. Mul on selline küsimus, et ma ei saanud aru, et kui on täpselt teada, kui palju kellegi laps lasteaias käib ei käi, et mis pärast see lapsevanemal selle avalduse peab iga kord kirjutama? Kairi, kas kuulsid? Kairi? Et milleks on vaja kirjutada avaldus, kui on täpselt teada, mitu päeva keegi käis ja ei käinud? Iga kord, iga kuu. Soovivad seda, et laps käib lihtsalt üksikutel päevadel ja ta tahabki lihtsalt hoida seda last kas ühe päevaga, aga praegu kasutatakse ju seda, et see ei ole nagu sellel põhjusel, et ta sooviks last kodus hoida, vaid tal on hoopis muud põhjused kui see, mis on praegu soovituslik olukord Vabariigi Valitsuse poolt. Vaid inimene soovibki selles mõttes, ta kasutavad ka praegu seda varianti, et iga päev ei käi lapsed lasteaias ilma selleta, et meil eriolukord oleks. Ja siis vanemal on see õigus, et ta võib teda tuua kas üle ühe päeva meile ju praegu lasteaeda ja maksab kohamaksu ära, pole probleemi. Aga see, kui nagu antud olukorras me hakkame selle ühepäevaselt ümberarvestusi sellisel viisil tegema, siis see ei ole ka põhjendatud, et väga keeruline on lasteaedadel ja haridusasutustel ju seda järge ja toitlustamist ja kõike reguleerida. Et see, kui vanem siiski ise ütleb, et see on temal põhjendatud ja ta seda soovib ja saab seda teha, siis see on igati selles mõttes põhjendatud olukord ja tema soov. Ma saan aru, et avaldust tuleb kirjutada ette, mitte tagant järgi. Antud hetkel saab ka tagantjärgi kirjutada need, kes on juba kodudes praegu hoiavad, sellepärast, et nagu me ütlesime, et edaspidiseks me saame seda vältida, kui te annate praegu nagu selles mõttes selle eelnõu kinnitate, siis me saame juba teha jooksvalt, aga praeguses olukorras, kui riik tegi jooksvalt sellise otsuse, siis volikogud ei käi kogu aeg, et me oleks saanud teha teda õigeaegselt kohe. Et praegu me arvestame sellega, et need lapsed, kes on olnud nüüd järjest kodus ja sellel konkreetsel põhjendusel, siis nad saavad tagasiulatuvalt seda teha. Kõik on arusaadav eriolukord ja nii edasi. Ma siis küsin seda, et kas avaldust on vaja selleks, et kokku teaks, mis päeval süüa teha ja mis päeval mitte? Ja saaks ka planeerida laste ja töötajate töid, rühmade tegevusi selles mõttes, et kui meil on ikkagi näitena lasteaias 50 lapse asemel 15, siis kindlasti tuleb ka töötajate töid ja tegevusi planeerida ja vastavalt siis sellele ka korraldada, et seal saab planeerida ju erinevaid asju siis töötajatele, mitte ei oodata hommikul, et igaks juhuks, millal siis lapsed tulevad. Selge, rohkem küsimus ei ole. Nii, kas on veel kellelgi mingisugust küsimust? Kui ei ole, siis proovime hääletada. Palun kõigil siis vajutada nuppu või käsi, händ, et siis me näeme, katsume teid kõike siia ekraanile saada ja ise ka kätt tõsta, jah? Nii. Kes on selle poolt praegu hääletada? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ta on kavalda, kui pole poole läheb. Mikä mikrofoni, et ma olen ka? Ma olen ka olemas. Jaa. Järgi, kas te panite omal käe? Aivar, ma ei näe su kätt. Protseduuriline küsimus, Raivo.
kumba pidi me siis teeme, kas me vajutame kätt või me tõstame kätt? Vajutage kindlalt, vajutage sellepärast, et siis võtate käe alles ära, kui on kõik fikseeritud. Sa pead hõikama endaks kuulavust tegema, kas te kuulete? Ma näen, aga ma soovin, et te kõik vajutaksid. Raivo, kas sa kuuled mind või? Jaa. Et Helenil ei tööta kaamera. Helen võib siis häälega hääletada. Helen, kas sa oled selle otsuse poolt? Ja ma olen poolt, ja, aga mul ei lase kaamerat sisse lülitada. Muidu kaamera ikka töötab, aga... Tule, ma helistan Sõhkarile. Praegu nüüd asjad selgeks, siis järgmine kord on kergem. See on harjutamise asi, et võtta selle raabit, et mis viga on. Nii, Aareväevalt oli ka. Mõttes Aare oli ka. Aare, sind on kuulda. Sa oled sees. Kas ma olen sees ikka või? Jaa, sa oled sees, Aare. Selge. Näha pole. Sind ei ole näha praegu. Sul ei ole kaamera sees. Sul ei ole kaamera sees. Sain Aare kööle poole. Ma nüüd Aaret näen, Aare hääletust näen. Olen ma nüüd sees ja nähtaval? Niimoodi. Ma loen korraks üle, et ei tekiks segadus. Madis poolt, Kaie Krüüts, ma ei näe. Poolt, nüüd näen. Sa oled külaline, sellepärast ma ei näi. Vladimir Terpu poolt, Aarepark näen poolt. Paul Keskküla oli poolt, Annes Tingu oli poolt, Marek Kullamägi oli poolt, Helen Rajas oli poolt, Kalle Kuusik oli poolt, Anneli Oone oli poolt, Priit Palmik oli poolt, Raivo Raap oli poolt, Aivar Talisku oli poolt, Andrus Toss, siin ma ei näe. Andrus. Ma olen kätt pannud, ma olen sulle lehvitanud, kõik olen teinud. Sa nüüd tulid, näed. Vaata, sa nüüd alles tulid. Käe panin ka enne. Kõik. Vastu erapooletud järelikult ei ole. Läheme edasi. Järgmine päevakorrapunkt on meil Alutaguse vallavolikogu 21. veebruari 2018. aasta määrus number 32. Alutaguse valla elanike soodustused muutmine. Lehti räägib sellest meile. Nii, tere kõigile. Nüüd siis teie ette on antud eelnõu, millega me siis muudame elanike soodustuste korda ja see on tingitud meie jaanuarikuus vastu võetud parkimistasu ja tasulise parkimise korraldamise muutmisest, millega siis vallakodanike kaardi alusel anti võimalus tasuta parkimiseks. Ja siis sellest tulenevalt tuleb siis muuta ka meie vallaelanike soodustuse korda ja viia sisse siis erisus, et parkimise puhul kodaniku kaardi juurde ei tule esitada isikut tõendavat dokumenti, nii nagu prügi äraandmisel ja nii nagu ujumisel. Ja juurde on siis lisatud ka parkimiskohad, kus siis selle kodaniku kaardiga tasuta parkida saab. Et need on olulisemad muudatused. Juurde võib siis veel öelda, et nii nagu me komisjonis rääkisime, et muudame kodanikukaardi kujundust, värvi. Praegusel puhul kodanikukaardi isikuandmed jääksid koos numbri ja väljaandmise ajaga nähtavaks, aga
alates aprillist siis väljastame uued kaardid ja enamus elanikel mais-juunis kehtivad kaardid lõpevad. On küsimusi, küsige palun. Nii, küsige. Tundub, et küsimusi ei ole. Mina tahan küsida, ma tõstin käe. Ja palun. Et meil siis haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjonist tekkis küsimus selles, eelnõu ees ei ole, nii-öelda siis selle parkimise nagu piirkonna määratlemisel. Kui ma nüüd ei eksi, siis jäi piirkonnana sisse ka siis see Kauksi-Kuru teelõik, nii et tasuline parkimine on ka seal tee ääres. Selles eelnõus praegu nagu Kuru piirkonnale see ei kehtiks. Miks ei kehti? Tähendab, see Kauksi-Kuru tee on ju tee nimetus, mitte Kuru küla. Ja kuidas meil seal eelnõus praegu kirjas on? On õigus tasuta parkida Kauksi külas Kauksi randa teenindavates parklates. Ja, aga need, kui Kuru poole minna, siis need enam ei teeninda Kauksi randa, siis võiks juba öelda, et need on Kuru randa teenindavad. Et selles mõttes me ei saa, sel juhul terve siis Kauksi ja Kuru vaheline teelõik on seal peaaegu ka nagu tasuline, see ongi tasulise parkimise ala. Et siin nagu see sõnastus ei ole kõige õigem. Üks moment, ma teen korraks lahti selle parkimise korra eelnõu, ma vaatan üle. Kui on veel küsimusi, võib küsida nii kaua, kui ma selle üle täpsustan. Nii, parkimine, tasulise parkimise korraldamine ja parkimise alad. Selle mõiste juures parkimisala hõlmab Kauksi külas Kauksi randa teenindavaid parklaid ja selle all on siis Kauksi-Kuru maanteeäärne ala, kus liiklusmärgid ja teekatte märgistus seda ei keela. Nii et on siia alla pandud. Nii et soodustustes, ma saan niimoodi aru, et soodustuskorras ei kirjeldata täpselt ära, aga kirjeldatakse siis parkimiskorras. Parkimise korras on ära toodud parkimisalad ja nii nad ongi seal nimetatud, et parkimisala hõlmab Kauksi külas Kauksi randa teenindavaid parklaid ja lõige 5 on Kauksi-Kuru maanteeala, kus liiklusmärgid ja teekatte märgistus seda ei keela. Need kaks määrust on hetkel omavahel korras. Teema võib olla ainult siis selles, et sel juhul peaks muutma esimest korda, et siin peaks olema ka Kuru küla sees, kui seda nii tahta. See oli lihtsalt täpsustuseks, et meil see tasuta on ka Kuru külas, et seal vahepeal algab Kuru küla, kus on tegelikult loomisel täiendavad parkimiskohad. Aga kui määruses on pandud see teelõik ka Kauksi küla parkimis... teenindava alla, jah. Ja alla, et siis peaks korrektne olema. Hetkel need kaks määrust on omavahel kooskõlas, et erisust ei ole. Aitäh. Ja nii palju võib siis veel öelda, et 7. aprillil peaks olema notari tehing, kus see Kauksi-Kuru maantee vallale üle antakse riigi poolt. Selge, aitäh. On veel kellelgi küsimusi või läheme hääletuse juurde? Mul on käsi püsti. Nii, ja palun, Andrus. Et kuidas see parkimine käib sedasi, et ma panen selle kodanikukaardi sinna aknalauada tuuleklaasi peale või kuidas asi käib? No, aga see otsustati jaanuarikuus ära. No, mul on lühike mälu, mul on vana inimene, et värkab. Siis ma võtan parkimistasu vabastamise määruse. Ei, piisab ka eesti keeles rääkida, et ei ole vaja mingit seadust lahti võtta. Väga lihtne, paned armatud laua peale. No seda ma tahtsingi teada, jah.
Peab olema jah sõidukis nähtaval kohal. Selge, kõik, aitäh. Nii, Raivo. Kas sul on küsimus? Raivo, mul on ettepanek, et volikogu liikmed, kes ei räägi, et paneksid oma need siis mikrofonid kinni, et kuidagi väga palju on vahepeal seda müra. Teie juttu kuulda. Nii. Kas on Kalle, veel kas sa tahad küsida? Kalle. Selge, käsi on püsti sul sellepärast. Nii, aga asume siis eelnõu juurde ja kes on selle poolt, et muudame siis selle Alutaguse valla elanike soodustuste korda ja lülitame siis selle parkimiskaardi nagu kodanikele tasuta parkimise aluseks. All nimetatud aladel. Kes on selle poolt, palun andke siis käega märku. Nii. Hakkan kohe kirja panema. Saal on poolt, mina ka. Janno on poolt. Aivo on poolt. Raivo on poolt ja Vladimir Tõrvetstud poolt. Nii, Andrus Koss on poolt. Anneli Joone on poolt. Helen Rajas poolt. Kalle Kuusik poolt. Aivar Talistu poolt. Kaie Kuusik poolt. Madisar on poolt. Priit Palmet poolt. Arek on poolt. Priit Palmet ei ole hääle. Selge. Arek on. Pauli ma ei näe. Poolt, jah? Poolt. Hannes. Hannes Kadud. Ma olen poolt. Marek oli poolt. Nii, kõik poolt. Ja läheme edasi siis järgmise päevakorrapunkti juurde. Mäetaguse vallavolikogu ja Tudulinna vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine. Liia pidi rääkima sellest. Tere, olen ma kuuldel, jah? Jah. Väga hea. See on üks selline määruse eelnõu praegu, mis on üsna lihtne ja praktiliselt formaalne. Selle määrusega tuleks tunnistada kehtetuks nii Mäetaguse vallavolikogu määrus kui ka siis Tudulinna vallavolikogu määrus, mis oleks tulnud juba eelmisel aastal kehtetuks tunnistada siis, kui volikogu kehtestas Alutaguse valla heakorra eeskirja. Sest siis tol korral said kehtetuks tunnistatud ka kõikide ühinenud valdade heakorra eeskirjad. See on praegu minu poolt kõik. Nii. On kellelgi midagi küsida selle kohta? Siin on
rohkem formaalne. Ma küsiks seekord niimoodi, kes on vastu või erapooletu, tõstke käsi. Saalis ei ole. Ja ma ei näe siin ka. On. Aivar Talistu on vastu või? Hannes Pingu. Aga käed üles. Ei ole vastu. Ei, mina ka ei ole vastu. Hannes. Ei ole vastu. Korjata oma käed ära seal. Võta oma käsi maha. Nii. Läheme siis päevakorras edasi. Konsu küla üksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine. Liina, oled sa kuuldel? Tere, on mind kuulda? Jah, palun jagage seda. Kas sa, Liina, jagad ise pilti? Ei saa kaarti jagada. No ma selles mõttes, ma võin proovida. Mul kui... Ei, ma ei saa. Jaanus, proovi ise seda jagada. Mul ei ole seda variantigi, et ma saaksin siin jagada. Kas võtame seletuskirja joonis? Joonis. Pane see üldjoonis. Tegemist on siis Konsu külas asuva Laagri maaüksusega, kus Illuka vallavolikogu algatas juba 2016. aastal detailplaneeringu ja tegemist on endise pioneerilaagri territooriumiga, mille maakasutuse sihtotstarve täna on ärimaa. Need endised pioneerilaagri hooned on kõik kasutuses seal täna juba või suuremas osas nad on kasutuses juba täna elamutena. See terve krunt on jagatud umbes 20 inimese vahel ühisomandisse ja neil on notariaalselt jagatud ära seal kasutusõigused selle maa osas, mis tegelikult peaks olema nii, et detailplaneering peaks kõigepealt olema selle alusel toimunud maa jagamine katastris ja alles seejärel müük, aga see on läinud see protseduurid vastupidi ja nüüd planeeringu lahenduses on siis võimalikult palju arvestatud planeerimise üldiseid põhimõtteid, üldplaneering ja võimalikult palju ka nende inimeste soove ja tänaseid kokkuleppeid, kes seal täna juba elavad. Ja planeeringu alusel nüüd moodustataksegi 17 elamumaa krunti ja siis neid teenindavad krundid. Üks on puurkaevu jaoks, teede jaoks, puhastusseadme jaoks. Ja detailplaneeringu lahendus on nüüd kooskõlas kehtiva Alutaguse valla üldplaneeringuga maa juhtotstarbe osas, aga ettepanek siis on tehtud lubada väiksemaid elamukrunte, kui hajaasustuses üldplaneeringuga on lubatud. Ja planeeringul on toimunud eskiisi avalikustamine ja avalik arutelu, kus on kõik need või suur osa nendest omanikest kohal käinud ja kõikidele on saadetud planeering arvamuse avaldamiseks ja nad on saanud oma soovidega siis planeeringu juures olla ja niimoodi kompromisse järjest oleme püüdnud leida. Ja nüüd siis oleks planeeringu vastuvõtmine, millele järgneb uuesti avalikustamine ja seejärel siis Rahandusministeeriumi järelevalve ja kehtestamine. Et loodetavasti jõuame siis lõpuni selle planeeringuga, mille menetlus juba on nii kaua kestnud. Nii, kas on küsimusi? On küll. Palun. Mis selle asja ajalugu oli, kuidas need inimesed nende hoonete omanikuks said?
See krunt on siis ühe Kurtna Non OÜ omandis, see laagri algselt siis on olnud ja siis ta on järjest lihtsalt notaris müünud seda no siis nagu kaasomandi kaupa niimoodi. Ta on järjest neid hooneid müünud, aga krunt on jäänud siis kaasomandisse. Mis see keha oli, kes need müüs, kas oli MTÜ või korteriühistu või mis ta oli? Pioneerilaager oli tegelikult seal, et see on. Ma ei tea seda, kuidas see juriidiline isik on selle krundi omandanud, seda mul sellise info puudub, et kuidas tema on selle kunagi saanud. Igal juhul see on juriidilise isiku omandis oli ta algselt. Selge. Teine küsimus on, vaatan, seal on need kruntideks jagatud. Mis see hall ala on punktiiriga? Hall ala on krundi sees olev hoonestusala, siis kuhu maa-alal on võimalik hooneid rajada. Et hoonestusalade määramisel on siis võimalikult palju arvesse võetud. Mõnes kohas on nad sellised sakkidega, et ikkagi olemasolevat hoonestust, neid vanu pioneerilaagri hooneid ja siis ikkagi lähtudes siis tuleohutusnõuetest, et need oleksid tagatud, on siis krundil määratud ära maksimaalne ala, kus on võimalik hooneid rajada. Selge. Rohkem küsimusi ei ole. Andrus, ma võin kommenteerida. Aga nende alade sees on võimalik siis hooneid ehitada. Las Paul räägib juurde. Et ma räägin, kuuled mind, jah? Et ma kommenteerin nii palju, et see oli vanasti Kohtla-Järve linna käes, nii palju kui ma mäletan. Ja Kohtla-Järve linn, vaat seda ma küll ei mäleta, kas ta pani ta oksjonile või toimus see müük kuidagi teistmoodi. Igal juhul nad proovisid või ma ei tea, kas nad on tänaseks vist ei ole teist pioneerilaagrit ka müüa. Teine pioneerilaager vist on veel nende käes. Ja et nad müüsid sellele firmale maha ja mis seal alguses tekkiski, ma mäletan, volikogus oli probleeme sellega, et nad tahtsid neid, tähendab, esimene asi oli see, et meil on selge, kuidas ta kommunikatsioone sinna hakkab tekitama, eks ole. Ja siis teine asi, just selle kruntide suurus läks vastuollu, eks ole, meie korraga. Aga ma saan aru, et ta siis hakkas nagu teisest otsast asju ajama. Et kõigepealt müütas nii-öelda kaasomandit ja pärast ta hakkas siis nii-öelda fakti alusel juba edasi asju ajama. Jah, ja see nagu see ajalugu selles mõttes ongi selle planeeringu koostamise teinud nagu täna nagu selles mõttes keeruliseks, et need kõik inimesed, kes on seal juba omanikuks saanud, nendel kõikidel on ootused, neil on lubatud juba mingisugune maa, et me täna oleme proovinud võimalikult palju neid arvesse võtta, sellepärast on osad krundid ka nagu natuke väiksemad, osad suuremad, aga see on täna selline kompromiss, milleni on siis lõpuks jõutud. Kes selle ühise vee ja kanali eest pärast vastutama hakkab? See on, täna on see Kurtna Non OÜ on see, kes on justkui nagu arendaja seal, kes on sellega tegelenud, need kohustused peavad jääma neile. Ja siis peab olema nagu seotud sellega, et kui neil see veevarust, nad peavad, kas nad loovad mingisuguse veeühisuse seal või kuidagi, kuidas nad seda haldavad, igal juhul nad peavad seda nagu ise selles mõttes lahendama. Selge, rohkem küsimusi ei ole. Nii. Aivar Talist on küsimus. Aivar. Ei ole küsimus. Aga miks mul see käsi seal on? Aga ma ütlen kommentaariks lihtsalt seda, et oleks hea, kui see saaga ükskord seadusliku mingi lahenduse leiaks. Et nii nagu tehti, ei ole ilus teha, eks ole. Ja kui see oleks olnud
selles mõttes meie oma nii-öelda müüa, siis me oleksime saanud vast teisi tingimusi seal ka seada. Aga praegu on ta läinud nii ja parem oleks muidugi, kui saaks ta kuidagimoodi lõpuks ära seadustada, et need omanikud seal, eks te olete seda kaasomandi jama kuulnud nüüd ilmselt mitu korda igalt poolt, et ega see midagi väga head ei ole. Need tänased omanikud, kes seal kõik on ka väga huvitatud sellest. Selge, aitäh. Paistab, et küsimusi rohkem ei ole. Siis on meil... Oiga, on kellelgi veel küsimusi? Ei ole. Panen otsuse eelnõu number 320 hääletusele Konsuküla laagri maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine. Kes on selle poolt, andke palun märku. Madis poolt. Kaie on poolt, jah? Kaie on erapooletu. Aare. Poolt. Nii. Paul poolt. Annes oli poolt, vaatasin siin. Poolt. Kalle oli poolt. Anneli on poolt. Priit olnud. Ma ei näe Priitu. Priit! Jaa, poolt ma olen vajutanud endast. Aha, okei. Tuli. Poolt. Andrus. Käsi on kõrgel üleval poolt. Vabandust. Nii. Üks erapooletu teiselt poolt. Nii et läheb siis avalikule väljapanekule. Järgmine päevakorrapunkt on meil projekti Come on Peipsi 2 muutmine ja sellest teeb ettekande meile Taavi Loog. Palun. Tere kõigile. On mind kuulda? Jah. Tere kõigile ja kõigepealt siis Come on Peipsi 2 projekt on lühidalt siis Alapõluse vald osaleb seal Vasknarva sadama ehitusega ja esimese etapi ehitusega ja nüüd on raam hakanud lõpule jõudma ja seoses COVID-iga ei ole võimalik pehmeid tegevusi niimoodi läbi viia, nagu algselt plaanis oli. Pehmete tegevuste all peame silmas siis reisimist ühest kohast teise ja erinevaid pehmeid tegevusi. Väga suures osas jäävad nad seetõttu lihtsalt ära. Ja nüüd on ühiselt vastu võetud otsus, et koondaks selle kõikide partnerite raha ühe partneri kätte, mis üle jääb ja koostaks sellega ühe asjaliku dokumendi, mis siis puudutab Peipsiääre kõiki sadamaid, tänase hetkeseisu kaardistamist, vajaduste kaardistamist, kaasaks sinna siis ka kõik
kalasadamat ja kalandus Maaeluministeeriumi poolsed vajaduste kaardistamised ja nii edasi. Otsustasime Alutaguse vallavalitsuses, et tegelikult Alutaguse vallavalitsus võiks seda projekti siis vedada ja mendi siis koostada koostöös siis Maaeluministeeriumi, Siseministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi. Täna siis, mis on nagu Alutaguse valla volikogu poolne osa, on siis see, et kuna volikogu on andnud meile konkreetse eelarve täita, siis muutub nagu see koht, et meie eelarvesse tuleb partneritelt lisaraha. Eelarve osa suureneb ning on vaja katta ka oma osalus. Täna ei ole teada päris täpselt, mis see summa on, aga see summa kokku 23 000 eurot ehk selgub hanke käigus. No see on nagu lühidalt kõik. Pigem on nagu võib-olla parem, kui küsite, oskan konkreetsemalt vastata. Nii, küsige. Minul on küsimus, Anneli. Pealkiri on siis teema on siis Peipsi järve arengukava. Nüüd on minu küsimus, et mis selle arengukava sisu on? Mitte Peipsi ääre arengukava, vaid Peipsi sadamate arengukava. Okay. Nii, on veel küsimusi? Mis selle omaosaluse summa oli selleks tõlkes kaduma? No ta võib meil on 20%, et ehk raha tegelikult meil seal eelarves väga palju pole. Võib-olla saame paarkümmend tuhat kokku ja kui nüüd arvestada 20% 20 000, et siis ta on 4000 maksimum. Selle sa võtad oma tagataskust, hea küll, okei. Ja. Nii, on veel küsimusi? Eelarve majanduskomisjonil oli ka see arutelul ettekande meile ja tõsi õige, meil ka seal oli arutelul, et see 4000 on siis see oma osalus, aga et see arengukava koostamine võiks läbi viia, see oleks siis ka meil nagu oluline siin Alutaguse vallas, kuhu jääb siis 3 suuremat sadamat, võib-olla Ranna-Pungeria saaks mingisuguse toe taha veel selles mõttes, et arengukava annab nagu võimaluse siis väljaspoolt raha nagu sisse tuua nende arendamiseks. Ja mis puudutab siis, et see projekt puudutab tervet Peipsit, siis selliselt Peipsi-äärse selle veeelu ja piiriäärse veeelu arenguks on igati kasulik. Aga palun, kes soovib veel küsida? Mina soovin veel küsida. Et miks ma küsisin, mis asi see Peipsi järve arengukava on, siis tegelikult eelnõus on ju kirjas Peipsi järve arengukava. Et võib-olla siis see eelnõu, mis meile saadeti, peaks ikkagi täpsustama, et Peipsi järve sadamate arengukava. Et minu küsimus ongi see, et Peipsi järve arengukavas on väga mahukas. Kui keskendutakse väga konkreetsetele asjadele, siis tuleks seda arengukava sõnastus ka eelnõus täpsustada. Jah, aitäh. Teeme paranduse sisse protokolli, sellepärast, et sellel ei ole, otsust ei ole, et läheb protokollile nõusolek. Kas tahab veel midagi, keegi küsida midagi? Ja mul jäi
ma ei tea, kas jooksis kõrvust mööda või jäi lihtsalt kuidagi arusaamatuks. See omaosalus, kas see on nüüd ainult Alutaguse vallal või kõik selle projektiga liitunud omavalitsustele on see omaosalus? Ei, asja sisu on selles, et täna projektis on 6 partnerit. Igal ühel on natukene raha ja reaalselt on nagu niimoodi, et kui nüüd tahta teha hanget või kas või lihthanget, et sellisel juhul, kui me raha ei tõsta ühesse eelarvesse, peaksime tegema ühishanke, mille korraldamine on nagu ikkagi tegelikult täiesti üle mõistuse, arvestades rahasummat. Ja täna oleme Alutaguse valla valitsusega andnud nõusoleku või siis olnud nagu poolt sellele, et kui partnerid oma vabad vahendid tõstavad meie eelarvesse selle sama programmi raames, siis me Alutaguse vallavalitsusega katame oma osaluse teiste eest, et ehk see summa on ainult Alutaguse vallavalitsuse või et ehk siis Alutaguse valla poolne panus. Sellepärast olemegi me täna ka volikogus seda küsimas. Ehk siis ülejäänud raha tuleb projekti rahade jäägist, välja arvatud Alutaguse vald, kes maksab nagu omast eelarvest veel juurde. Ja, just. Kummaline, aga aitäh. Nii. On veel küsimusi? Kui ei ole, siis ma püstitaks niimoodi, et kes on selle vastu, et anda nõusoleku siis Peipsi sadamate arengukava protsessi läbiviimiseks ja koostamiseks. Nii. Üks vastu näen. Mis oli selle? Üks on vastu Kai Rüüts. Selge. Aitäh teile. Läheme edasi. Muud küsimused. Et Tauno lubas teha ülevaate investeeringute seisust ja Kairi lubas ülevaate anda meie koroona olukorrast. Nii et palun, jagage kumb enne. Tegelikult Raivo, me rääkisime hangetest, eks ole, et sa ütlesid, et ma annaks nagu ülevaate, et siis meil on, ütleme, et üks hange on tehtud, mis on siis Vasknarva sadamate ujuvkaid, see on töös, siis teine hange Kauksi see promenaad, see esimene hange sai tühistatud ja nüüd on uus on üleval. Järgmine nädal on see pakkumiste esitamise tähtaeg, seal sekkus RTK nii-öelda rahastaja, et teatud punkte kohustas meil täiendama, mida me siis tegime. Siis valitud on Pagarimõisa avariiremondi, ütleme, et ehitaja, see hange on tehtud, siis Iisaku lasteaia välisfassaad ja need garderoobid. Selle hanke me tühistasime, kuna see läks eelarvest lõhki ja nüüd läheb uuesti ülesse. Pagari seltsimaja hange läks eelarvest lõhki, selle me tühistasime ja teeme sealt, jätame mõned asjad välja ja paneme uuesti ülesse. Ja siis, jah,
hangetest kokkuvõtlikult kõik, mis on praegu töös. Lisaks siis on projekteerimislepingud sõlmitud Vasknarva tankla projekteerimiseks ja Alajõe siis kai ja slippi projekteerimiseks. Et kui on küsimusi? Nii, küsige. Kuule, mul läks kõrvust mööda, mis hanke puhul see RTK asju täpsustab? See on Kauksi rannapromenaadi, seal see rannapromenaadi hange, seal on siis osad laudteed, korvpalliväljak, selle rannahoone esine plats, piknikuala ja nii edasi. No mis olid projektiga ette nähtud, eks ole, ja mis nüüd siis, Martin pani ta ülesse, aga seal on sellised nüansid, et kas ja kuidas, küsimus, et kontrolliti, et pakkuja või võitnud pakkuja ei ole sooritanud mingisugused kuritegu välismaal, siis seda, kui riigihangete keskkond muidu kontrollib kõik need teised registrid üle, võlad ja muud asjad automaatselt, siis selle kohta tuleb teha eraldi politsei kodulehe kaudu päring ja sealt see nii-öelda beebipilt maha pildistada ja sinna üles laadida eraldi. No seda me ei teinud, ei teadnud ka, mingid nõuded on muutunud. Aga jah, Kauksi ranna promenaad, aga see läheb järgmine nädal on pakkumiste avamine, nii et see läheb töösse niikuinii. Selge. Nii. Kas olemasolevatest käimasolevates töödes on mingid, kuidas ütleme, lasteaed saab valmis ja ma tean, et rannahoone on valmis, et kuidas sellega seisub seal? Lasteaia remondi, see esimese hanke siis tööd maja sees on lõpetatud, seal me tellisime lihtsalt selle vallavalitsuse poolse, nüüd kus see kööginurk ja see koridor on, eks ole, et oleks siis kõik ühe käekirjaga lõpetatud, seal veel tolmutavad. Aga välistööd nüüd on ilmastik seganud, et need lähevad vaegtöödena praegu kirja, et selle sama sokli ümbruse korrastamine, see sillutiste korrastamine. Aga sees on ruumide remont lõppenud, jah. Nüüd rannahoonega, Kauksi rannahoonega on niimoodi, et seal on nüüd mööbel sees, rannahoone on valmis ja nüüd juhatuse liige on Signe Roost ja asub siis 1. aprillist tööle. On veel küsimusi kellelgi sel teemal? Minul on küsimus. Kuidas valiti juhatuse esimees? Läbirääkimiste käigus. Miks ei korraldatud avalikku konkurssi? Sellepärast, et see on valla jaoks niivõrd oluline objekt, et selle käima tõmbamine peaks õnnestuma ja siis seal on see usaldusküsimus on ülioluline. Avaliku konkursiga me oleks kaotanud ka veel aega ja aega meil ei ole. Minu meelest see on põhjendamatu. No see on sinu meelest. Toetan ka Anneli Joone arvamust, et asi peaks olema avalik, mitte otsustuskorras. Just. Nõukogul on õigus kuulutada välja konkurss ja konkurss öelda tingimused tööle asumiseks. Minu meelest ei õigustatud. Asutamise hetkel see ei ole nõukogul seda õigus, see on asutaja otsus. Et hiljem saab nõukogu vahetada, kui näiteks mingitel põhjustel juhatuse liige ei täida eesmärke näiteks. Nii. Ma küsiks veel, et Anneli küsimus oli siin Tudulinna elamute kohta laiemalt, et sa paari sõnaga võib-olla selgitaksid. Ei, ma teeks parema ettepaneku, et näiteks väljaspool volikogu ma lepiksin Anneliga kaekisin kokku ja hea meelega teen ekskursiooni Tudulinnas ja näitan ja kirjeldan. Ei ole nõus, see on ikkagi volikogu üldine teema, et saada ülevaade, mis on Tudulinnas, siis tegelikult nende hoonetega soovitakse. Minul ei ole vaja sinuga isiklikult kokku saada ja ekskursioonile minna. Et ma arvan, kõikidel on õigus seda teada, mis hooned on lammutatud, mida soovitakse veel lammutada, mis on tegelikult olukord. Et kuna meil on suur vald,
siis kõik inimesed ei pea selleks sõitma Tudulinna, et ma arvan, et piisab, kui selline hea ülevaade teha, näidata kaarti, näidata pilte. Mul ei ole sulle praegu kaarte ega pilte näidata. Ma palusin seda Tairil teha, et äkki Tairil on. Tairil ei ole küll pilte, aga Tairil on tehtud kaart, mis näitab ära, mida me oleme lammutanud ja mida me oleme ka seal plaaninud edasi. Aga nüüd mul oleks vaja ekraan siis üle võtta, et ma selle kaarti ette saan panna. On lammutatud Kooli tänav 1. Kui me hakkame nüüd ekraani altpoolt tulema, Kooli tänav 1 lammutatud, märge on juures. Uus tänav 5, see ongi nüüd see maja, kus me üritame vahetada kõik korterid ära, mis on kavas edaspidi lammutada. Tairi ei näe. Nii, ei näe. Ühiskasutus võtan uuesti ja kas nüüd on näha? Nii, alustame sellest peale. Altpoolt ekraani, kui tulla lammutatud Kooli tänav 1, siis edasi uus tänav 5, kus me need korterid hetkel vahetame. Pikk tänav 9 juures olev vana pesusaun kuur, mis on ka lammutatav. Siis kunagine Velskri punkt, Pikk tänav 7 ja selle just üle oli ma ei tea, hoiuhoone või mida iganes, mis kunagi siis tuleti õppus tehti ja ta põletati. Tairi, sa unustasid ära, mis kaardil ei ole märgitud, et see kõige koledam ehitis sai kõige esimesena lammutatud, ehk siis endine Katlamaja mahutipark. Jah, see jäi natukene kõrgemale, kuna see oli väga ammu juba tehtud, siis ma võtsin selle hetkeseisu. Nii. Kas on veel küsimusi? Või on? Lihtsalt üks soovitus, et lammutada on tore ja vajalik ja kõik, aga vallavalitsus võiks ka siis pakkuda, et kuhu midagi asemele ehitatakse või kus töökohti luuakse, et millised need ettepanekud on, neid tahaks ka kunagi kuulata. Eks siis järgmine kord anname sellest ülevaate, aga Aleviku ümber on ka väga palju erakätes olevaid lagunenud hooneid, mis tuleks ka ära lammutada. Nii. Lõpetame siis, ma vaatan, et rohkem uusi teemasid ei tule, et Kaire Öbemeri siis annab meile COVIDist natuke üle vaadata. Ja volikogu, et COVIDi teemadel nii palju, et ega meie olukord on selles mõttes eelmisest volikogust siis siiamaani tegelikult stabiilsena püsinud, et pigem ka veel vähenenud üldnumber, kes meil praegu haigete inimeste nimekirjas on, et inimesi on terveks saanud ja vähem on neid peale tulnud, kui konkreetselt nüüd Alutaguse vallast ainult rääkida, et siis praegu meil umbes, täna tuli 3 tükki nakatunuid juurde ametlikust registrist, et siis on meil umbes 40 inimest on need, kes on praegu nagu haigetena registris. Isolatsioonis on neid ka siis niivõrd, kui palju neid vaja peaks seal olema. Meie asutused toimivad nii, nagu seadus on siis ka neid reguleerinud, et koolid on kõik distantsõppel,
käivad koolides lapsed, kes vajavad individuaalset abi ja erivajadustega lapsed, et mitte ainult diagnoosist tulenevalt, vaid ikkagi on ka lapsi neid koolides, kellel tõesti õppimisega on kas probleemid või raskused seal kodus selle kooli korraldamisega, et ka need lapsed käivad, aga ikkagi selles mõttes arvestades selliseid nõudeid ja regulatsiooni, siis kool reguleerib neid erisusi ka ja kutsub lapsi ja nõustab neid meie koolides. Lasteaiad töötavad, nagu ma ka enne mainisin, aga praegu algul esimese hooga neid jäi võib-olla umbes 30%, siis kui riik välja kuulutas, et võite lapsed kodus hoida, aga tänase seisuga on niimoodi, et tegelikult lapsevanemad toovad järjest ikkagi uuesti tagasi lapsi ja uuesti soovivad, sest keeruline on neid tegelikult kodudes hoida, sest tihtipeale, kui on ikkagi lapsed eri vanustes ja õppida on ka kodus vaja ja kui vanem peab tegema seal distantsilt ka tööd ja kõike seda korraldama, siis paraku nendel põhjustel on suheldud nendega, et nad ikkagi soovivad neid lasteaias hoida ja kuna meie lasteaiad töötavad, siis see on põhjendatud ja võimalus on. Et meie asutustest töötavad veel raamatukogud, kellel on küll tehtud uued graafikud inimeste teenendamiseks, aga siiski see võimalus on inimestel olemas, et nad saavad käia raamatukogudes ka selles, siis üks asi on see raamatute laenutamine, teine ikkagi see, et hajutatult saavad ka mingisugust korralduslikel pooltel, et kui on vaja midagi vormistada või mingeid tegevusi asju teha, siis aidatakse seal ja saab ka internetiotsinguid ja muid selliseid kasutada piirkondades laiali. Mis meil veel, sporditegevused ja sellised asjad on ikka reguleeritud nii, nagu nad praegu igal pool on, et ainult individuaalselt ja väljas. Meie teenindusmajadest oli nädal aega selles mõttes isolatsioonis ja suletud Mäetaguse keskus, töötasid Iisaku ja Illuka. Sellest tulenevalt, et üks meie vallatöötaja osutus positiivseks, ta ei ole küll elukohaga meil, aga positiivne ta oli ja sellepärast me ikkagi leidsime, et oluline on, kuigi isolatsiooni Terviseamet pani ainult paar inimest ametlikult, siis me ikkagi, et olukorda mitte kontrolli alt välja lasta, siis nädal aega oli isolatsioon. Meil on ka kiirtestimise võimalused ja kõik töötajad, kes naasesid siin nüüd on kõik töötajad tagasi, siis kõik on ka läbinud kiirtestid ametlikud selleks, et ikkagi saaksid diagnoositud ära see, et nad tõesti kõik on terved ja toimivad. Et ei tea, järsku on teil küsimusi. Nii, on küsimusi, palun. Sa räägid nii hästi, et ei ole küsimusi. Aga aitäh. Aitäh teile. Aitäh teile kõigile, et vastu pidasite. Paistab, et sellisel moel volikogu on pikem kui tavaliselt, aga saame hakkama. Järgmine volikogu saab toimuma 29. aprillil ja kus ja kuidas täpsustame siin vastavalt siis meie olukorrale. Ja olge terved, kõik head teile.